Minu jaoks on kõige olulisem vabadus. Nii ütleb üks meie täna hommikuse saate külalisi Villu Tamme. Rohkem vabadust meie kõikide ellu. Sven Lõhmuse poolt kirjutatud laulus laulab Keter Jaani, et me kõik jääme vanaks. Punkar Villu pälvis mõned päevad tagasi elutööpreemia. Õige pea saame kohe siin stuudios uurida Villult endalt, kas Ketteril oli õigus. Enne veel, aga suundume pilguga neljapäeva õhtusse. Istuge maha, ei ole hümn. Vaat metsaelanikel oli selline komme, et kord aastas anda välja auhindu lindudele, kes on selle aasta kõige kaunimad sillerdused ja lõllerdused nagu kuuldavale toonud. Sellega kunagi probleemi ei olnud, aga siis oli neil ka komme anda välja auhind linnule, kes on nagu üldse läbi aegade rikastanud seda linnulaulu nagu atmosfääri metsa kohal kõige kaunimate lauludega. Ja paraku kõik olid saanud, eks ole, juba ööbik muidugi ja teder ja siis nad mõtlesid, kellele anda see auhind ja siis Mäger ütles, et annaks äkki Varesele. Ja selle peale hakkas kogu metsaelanikkond hakkas naerma ja siis nad naersid päev otsa teise ja tüki ja siis nad läksid kõrtsu ja naersid edasi. Aga siis purjus peaga metsaelanike kuningas Lõvi, mis Lõvi, Põder kirjutas siis alla sinna, et annamegi Varesele selle auhinnale. Kõigile tundus õudselt naljakas, aga siis kui nad kaineks said selgus, et oli juba allkirjastatud ja saigi Vares selle auhinna endale, nagu oli kõigi aegade kõige parem laululind. Ja Vares ise ei saanud aru, et tegemist on naljaga. Teised naeravad siiamaani, aga Vares istus kodus, vaatas komina peal seda asja ja mõtles, et kurat, ma vist olengi laululind. Pilvitu on taevas verisinine, täiel rinnal hingab nüüd iga inimene. Sirke vasan enam, kedagi ei löö, tähendavad teile nüüd rõõmsat töö. Tere perestroika, demokraatia, diktatuuri küüsis on pääsenud maa. Tere perestroika, tere õnnelipp, enam nii juube ei tundu punalipp. Oo, tere perestroika, taas ühisena, sinule ja minule kuulume maa. On igal aastal juubel, suur viinatuul, juubeldab rahvas ju hei. Tere perestroika, demokraatia. Tere perestroika, anna käpaka. Mul on nii hea meel tervitada ametlikult siis Eesti värsket elutööpreemia laureaati, kes siis tõepoolest muusikaauhindadel sellise väärika preemia sai ja õnnitleda Villu Tammet või Punkar Villut, kuidas oleks õigem pöörduda? Tere hommikust! Tere hommikust! Passis on Villu Tamme, jah, et siis võib niimoodi pöörduda küll, jah. Palju õnne! Täh? Villu, mille üle sa selle preemia puhul ise kõige rõõmsav oled? Ei, see ei olegi nagu mingi rõõmustamise asi või ma ei tea, see kuidagi tundub kuidagi kohatu ja imelik ja vale vist või et mis on mina ja siis mingi muusikapanus ei käi nagu kokku vist minu arust. Üldse mõtlen, et see on võib-olla pretsedenditi juhtum, et esimest korda maailma ajaloos antakse selline muusikapreemia suur inimesele, kes ei oska laulda ja ei pea viisi kõieti. Ja siis on nagu selle laulmise imiteerimisest preemia. Sa oled ikka Eesti pungilegend, nii võib öelda küll kindlasti. Sellega sa ei oled nõus? No paraku peab olema nõus, jah, et siin ei ole midagi vastu vaielda. Kui palju sinust punki tänaseks päevale alles jäänud on? Kuidas seda nüüd öeldagi, et
Nagu on, iseenesest nagu on, eks ole, aga ei ole nagu pungi näitelaval enam eriti kõva näitleja või režissöör, lihtsalt nagu selline endine, kes käib nagu piilub. Villu, kuidas sinust punkar sai? Ma tean, et sa olid 14-aastane. Ja see kõik algas tegelikult peale ühest kleepekast. Vastab see tõele? Jah, see oli Sex Pistolsi kleepekas ja tahtsin saada sellist soengut nagu Sid Viciousel peas oli. Nii et sinust sai punkar tänu edevusele, mitte tänu protestimeelsusele? Loomulikult, jah. Ma muusikat kuulsin muidugi hiljem, aga see hakkas kohe nagu lõi nagu siukse nuiaga, et siiamaani on nuimane sellest. Kui sa ei oleks hakanud punkariks ega oma juuksed püsti ajanud, oleksid sa kunstnik? Eks mul oli plaanis oli küll, et ma kavatsin hakata kunstnikuks või siis arhitektiks tahtsin saada ja ma ei tea milleks. Aga rektor Vares elas meie majas. Midagi, kes teadsin seda. Siis ta näitas mulle, et näod siuke kiri tuli. Et ma kahjuks ei saa lubada. Sind eksamitele? Jah. Siis ma üritasin veel pedasse minna. Seal olid hiljem eksamid, aga siis sinna kelastuda, et sinna mingit kirja polnud tulnud, aga siis kuidagi välimuse põhjal otsustati, et see nagu ei kõlba kuidagi. Ja nüüd ma olengi sellise keskeri haridusega siin. Meil on ees laual üks väga rariteetne riietusese. Ma palusin, et sa võtaksid kodust kaasa oma metalli, mis kunagi aastate eest, ma ei tea, 30 aasta eest sinuga kaasas oli, aga sa ütlesid, et seda me võime otsida Tervishoiumuuseumist. Ja tõepoolest, Tervishoiumuuseumis, head vaatajad, on selline eksponaat. Mis see on, Villu? Miks see seal on? See oli mulle ka üllatuseks, sest mõne aasta eest, paar aastat tagasi keegi saatis foto mulle, et siuke pinsak, ma ütlesin, su kurat. Tundsin selle ära. Eks sellist oli teistel ka selle selja peal oleva kirja järgi see nagu... Miks siin selline kiri on? No see tegelikult oli see laul, Iggy Popi või Stussisi lugu oli. Ma tollal muidugi ei teadnudki, ma teadsin, et Sid Vicious laulis seda lugu. No, muidugi mitte eesti keeles. Ja selle järgi ma kirjutasin selle sinna. Aga... Kuidas see pintsak on sündinud? Kes need on siia kõik lükkinud ja õmmelnud külge? Ikka ma ise loomulikult. Sa oled sellise... Ma mõtlesin, et sa oled ikka palganud mõne moekunstniku, kes sul on... Ei, no ma olen ise... Aga pistoltsites oli? Ju 9 ameti mees, et minust oleks väga hea moekunstnik saanud. Väga hea, väga hea. Mis siin... Kus need asjad hangiti siis toona? Mis asjad siin on? Sa tunned mõned asjad ära ka, mis siin on? No mõnda asja ma ikka mäletan, aga tegelikult need on lihtsalt, need igast tripid ja mingid jubinad, need on mingist vanast õmbluskarbist igal juhul, ma tean. Aga ega ma kõik asju mäletan, see on mingi lukukeel siin. Aga mis see, mis toru see võib olla? Ja ma austus ei tea. Aga mis puhul sa seda pintsakut kandsid? Ja kuidas on see sattunud ikkagi muuseumisse? Ma andsin, aga iga päev niimoodi tänaval käia ei saanud, kohe võeti kinni, eks ole. Tavaliselt mingil kontserdil või niimoodi. Või siis üks, kuskil kesklinnast eemal või niimoodi. Aga siis võeti ikka sellega lõpuks kinni. Ja siis see konfiskeeriti Laari tänava miilitsa jaoskonnas. Ja siis mina nagu arvasin, et ju ta on ära hävitatud, et mis nad ikka tegid. Aga ilmselt siis nad on saatnud selle, see jõudis Tervishoiumuuseumisse psühhoneuroloogia haiglast. Et ilmselt nad saatsid sinna selle siis spetsialistide juurde nagu hindamiseks, et mis sorti hullusega tegu on või mis nimi selle asjale panna. Aga jah, ma ei ole päris huvitav oleks üles leida mingi vanu dokumente või asju, et kuidas need asjad käisid. Kuidas ja miks ja mida siis meditsiinitöötajad selle kohta arvasid ja niimoodi, et seda kahjuks ei tea. Pintsak on üsna väike, oled ikka kindel, et see sulle selge läks, jah? No tollal läks. Ma tean, et ta oli siis juba veidi kitsas, aga ma olin ikka korralik makaron ka. Ma kaalun praegu umbes võib-olla mingi 50 kilo rohkem kui siis. Kas sina oled ju kunagi tegelikult ikkagi modellina vist mõnda aega leiba teeninud, eks ju? No ma olin Erkis jah, natuke aega seal. Poseerisin ja... Aga päris mingi elukutsene modell ma olnud ei ole vist. Aga Erkis tähendab seda, et sa poseerid, siis sul ikka riided seljas ei ole ju? Ei, seal õnneks ikka olid, jah.
et alguses nagu öeldi küll, et jah, et akti tehakse, aga õnneks siis avastati, et mul on mingid ägedad kostüümid ja siis ja sellest sai sama palju tavaline modell sai vist mingi 80 kohvikat tunnis, aga siis see aktimodell sai vist rubla 30 ja siis inimene, kellel oli isiklik originaalkostüüm seljas, niimoodi oli see minu arust kirjas, siis see sai ka täpselt sama palju nagu akt. Kuidas sa laule hakkasid kirjutama? Nähvits ehk et Tarvo Hanno-Vares, kes sinuga koos oli JMK-s, on rääkinud, et nendel 80ndate aegadel, kui tegelikult meie elus hakkasid siin muutused toimuma ja kõik need poliitilised teemad, sotsiaalsed teemad väga kiiresti tulid, olid sa võimeline tegema loo päevapaariga, et iga nädal teil tuli mõni uus lugu? Jah, siis sai päris palju lugusid tõesti tehtud, et ja nii mõnigi neist on siiamaani repertuaaris. Kahjuks neid muidugi ei õnnestu Nõukogude Liidus välja anda, eks ole, et oleks juba selleks ajaks, kui see Külmale maale ilmus 89. aasta sügisel, et selleks ajaks tegelikult oli juba võib-olla mingi 4 albumi materjal koos. Üksikud laulud sealt muidugi läksid hilisematele plaatidele ka ja ilmusid. See on erakordne rariteet, mille sa täna hommikul selle stuudiosse kaasa oled võtnud. See on plaat aastast 89 Soomes välja antud teie kõige esimene plaat Külmale maale. Kas kogu see lugu, Soome minek, sai alguse ikkagi loost Tere perestroika? Aga küllap ikka, jah. Kuidas Tere perestroika tuli? Ma mäletan päris hästi, kuidas ma tegin seda. Sõna perestroika oli siis suust uus sõna, et alguses kasutati sõna uutmine eesti keeles on. Ja siis kuidagi hakkas tasapisi üle minema niimoodi nagu võib-olla mu enda panus on isegi ka, et ma kasutasin seda venekeelset sõna. Et siis nagu hakkas seda see uutmine unustati just ära ja hakatigi seda venekeelset sõna kasutama. Ja ma kuidagi, miks ja kuidas tegin, lihtsalt tuli tuled sellised nagu naljakad read tulid pähe ja siis otsustasin. Mis need esimesed read olid? Pilvitu on taevas, eks olen, nagu algab pihta meri sinna. Ma ei mäleta, mis see oli siis kõige esimene rida, mis mul tuli. Aga see on nii, et ma olin öö otsa vaevelnud mingite lugude tegemise kallal, millest üks läks üldse prügikasti ja teine on ka siuke nagu üsna tundmatu lugu. See hommikul mingi 10-11 paikus ma olin nad valmis saanud ja siis kergendusega hakkasin niisama mängida seda Pelle Miljona loo Mootori tee on kuuma nagu bassikäiku umbes niimoodi kila peal. See bassikäik neil on muidugi omakorda ohitud Genesise pealt ja umbes niimoodi, et Päivän ääni, liian voimakas on. Olen levoton. Tahdon nähdä tulen, jonka savua jo aistelen. Siis mina ahvisin sealt pealt ja siis tegin sellest bassikäigust arendasin kuidagi välja mingi loo ja tulid iseenesest mingisugune tekst hakkas pähe tulema ja siis kuidagi kiirutasin hästi ruttu selle loo valmis ja siis tõstsime ümber salmid oligi nagu, et see oli mingi tund aega, et see ongi just kõige kiirem lugu, mis on Pilvito on taivas, verisininen, täien rinnal hingatud iga inime. Sirteva saarena kedagi ei löö, tähendavad meile ünad rõmsad tööd. Tere perestroika, demokraatia, diktatori küüsis on pääsematust maa. Tere perestroika, tere õnnelik, enam ei jube, ei tundu punalik. No siis mängin seda, siis mul olid mõned laulud veel, mida ma laulsin nagu kontserdil, ilma bändita üksinda teiste laulude vahel, sellised lühikesed lorilood. Ja ei kavatsen seda üldse rohkem mängida, kui siis 87. aasta suve lõpus seal mõnel kontserdil ja et oleks ta unustusse jäänud, aga millegi pärast see nagu võeti sellest loost kinni ja sunniviisiliselt pidime seda edasi laulma. Mäletad sa seda hetke ka, kui sa said aru, et tõesti see laul on rahvas ja seda teavad tõesti vanaprouast kuni väikse lapseni? Üllatusega järjekorras oli selline asi, et ma seisin õlle sabas. Vanasti ei olnud nii, et lähed ostad poest õlut, vaid siis seisid ka tund aega sabas. Kaupalli juures sabas tänaval sõitsin ja siis seisin, eks ole, ja siis
ja kõik tundsid mind tollal juba ja siis üks väike laps ütleb emale, näe vaata, perestroika seisab. Ja siis nagu mõtlesin, kas ma tõesti siis olengi nagu laste jaoks perestroika sünonüüm, et nemad saavad niimoodi sellest aru. Aga miks ka mitte. Siis tuli ju Soome ja Soomes tegid sa ikkagi ajalugu. See, et see sama Perestroika vist oli aasta kõige müüdumate singlite top 3-s. Seda, et see plaat oli edetabelis. Ainult Alice Cooperi Poison vist oli, eks ole, parem laul kui teie Perestroika. Ise ma olen tegelikult alati ikka tundnud, et me oleme ikka nagu rohkem nišitoode. Et festivalidel mängisime ka ikka veelavadel või mingis telkides. Siis kui olime kuulsaks saanud, eks ole, siis pandi järgmisel aastal juba mingi aastal 90 pandi juba suurtele lavadele ja siis need enam kuidagi, aga siis oli meie kuulsus selleks ajaks juba hajunud ja suurtel lavadel mängida on üldse kehv sellisel punkbändil. Ja kuidagi väga kohatu oli see. Kas ilma Perestroikata oleks JMKE nii kaua vastu pidanud? See on normaalne punkbänd, kelle ajaloos puudub selline piinlik moment nagu Perestroika. Miks sa nii ütled? Sest ta on kuidagi mõnes mõttes nagu veidi on ju piinlik. Sul on piinlik teda kuulata või sa ei taha enam laulda teda? Need on laud on suhteliselt jah, nagu et kuidagi ei või laulda, kui Soomes me laulame siia, Eestis väga harva. Mäletage, meil oli viimati see lauldud, aga ikka ta on natuke igav kuidagi mängida laulda niimoodi, et ta ei ole muidugi, meil on veel igavaid lugusid paar tükki. Perestroika teema lõpetuseks ma ikka tahaks seda ka küsida, et kuidas see Perestroika nagu punkaritel siin Eestis nagu mõjus? Ja punkarid ja keerasid selja suurem osa, kes nagu mõtlesid, et nad on niisugused tõsisemad punkarid. Need hakkasid mõnitama meid, et ei ole kommerts ja niisugune pask. Ja teevad siin mingi pulli, et muidugi mõni aasta hiljem, eks ole, need tõsised õiged punkarid, need muidugi olid läinud tavalist elu hakanud elama ja oli uus põlvkond jälle uusi tõsiseid peale kasvanud, eks neid on kogu aeg. Neid on vähe, kes ongi nagu niimoodi pungi teema juurde jäänud läbi aastakümnete. Kas sinu punkarus olemine praegu nagu väljendub ikkagi tõesti sinu punastes juustes ja selles muusikas, mis sa mängid? Või on see ikkagi ka mingisugune elustiilis, et... Ma ei tea, kas me elustiili saab pungiks niimoodi, et ma ei ela nagu normaalsed inimesed, aga... Kuidas sa elad siis? Ma elan lihtsalt oma urkas seal oma ette ja teen, mida tahan. See on ju punk, mõnes mõttes. Ja sellist punki, nagu ütlesin juba minust ei saa, et ma kuskil skvotis elaksin mingi 100 punkariga koos. Muunis, et see ei ole nagu minu rida. Kas sa niimoodi, et ütled, et sa oma urkas elad, kas see on olude sund, et sa nii oled sattunud elama või sa naudid ja sa tahadki seda eraldumist ja üksi olemist? Ma ausalt, ma olen seda tüüpi, kes armastab õudselt üksi olla. Ja ei taha üldse tegelikult nagu niimoodi vitriini panduna nagu figureerida rahva silme all. Kuigi Mis ohvreid punkelustiil sinult on nõudnud? Ma ei tea, kas seda nimetada nüüd ohverdamiseks niimoodi, ütleme, et see on nagu minu enda valik, et vahetasin mingi asja kellelegi teisele, näiteks mingi hea hariduse või rahuliku elu, vahetasin pungi vastu kuidagi ja ma peaksin sellega rahul olema, et ma ei teinud seda vastu tahtmist, eks ole. Aga näed, see üks habemakarv, tervis nii kehvalt juba habe kukub. Ma viskan sellise põrandale või jääb see kaadrisse. Selle peame Teatri muusikamuuseumile annetama. Soo, jah. Nii et korjame ikka üles sellest pärast. Siduda kuidagi. Aga näe vastupidi, vaat kui vanaks ma olen elanud. Kõik ju põhimehed on ära surnud ja ammu juba. Ja mina olen ikkagi siin veel alles. Kui hea sul see tervis on siis, kui hästi sa vastu pead? Ma tean, et sul tegelikult on ikka jamasid olnud. Eks ma ikka põdur ole, aga ma ei tea, mis tervist ikka nii väga. Sa ei taha oma sellest närvkasvajast rääkida? No ma ei tea, kas
mis asi see on? Kas see segab laulmist või kas see selles mõttes on sinu jaoks selline nagu sinu tegevust takistav asi või? Ja no muidugi on, kui see kasvaja siin natuke võtab jälle nagu hoogu juurde, eks ole. See on kuskil kurgus, eks? Jah, see on peale poolt ees. Ja siis teda tuleb, no nüüd ta hiljuti sai ära lõigatud jälle, eks ole, et nüüd ma räägin ja lauluan ja nagu ööbik, eks ole. Aga siis tal läheb niimoodi kasvab ja siis lihtsalt, no ei saagi laulda, jah. Et ilmselt kahjuks ma ei oska hästi mingit pilli mängida, et muidu võiks instrumentaalmuusika juurde minna. On see sinu jaoks piinav, kui sa ei saa laulda? No loomulikult on, jah. Sest tegelikult mulle laulmine meeldib, kuigi ma ei oska laulda, aga mulle meeldib ausalt. Laulu sa muidu ünised niimoodi, kui sa täitsa oma ette oled ja kui sul tuleb laulutuju peale, mida sa laulad siis? Kuidas kunagi, aga piinlik tunnistada, aga tihti kui mingi asi hakkab kummitama ja mida ma ümisen omete, on see mingi totakas 3 tuuri lugu. Ma ei saa üldse 3 tuuri lugusid, sellised rahvalikke. Ja tavaliselt need just kummitavad. Ja siis ma piinen nendega, siis laulan. Mis see näiteks on? No ma ei tea, ütle Meri, mu Meri, miks sa siia mind tõid? Või mingid sellised. See on veel enam-vähem, mul on palju hullemaki olnud. Et mul ei tule meelde mõni lugu, mida ma kui ei salligi üldse ja siis hakkab lihtsalt nagu peas kettama. No ma igaks juhuks neid koledaid lugusid ei hakka siin nimetama ka, et ma võin solvata, siis ei pole kedagi sellega. Ma ei taha üldse seda Johnny Rotteni kogu aeg tsiteerida, aga mul jäi silma muide see, et ühest hiljutisest intervjuust, kui ta rääkis sellest, et missugune tema lemmikmuusika on. Mis talle tõesti nagu meeldib? Johnny Rottenile, Sex Pistolsi põhimehele, Bee Gees. Assoo, kas see peenikse hääle periood, diskoperiood? No, ei, no, aru saada. Sinul tegelikult on ka see, sa ütled, et sa ümised neid 3 tuuri lugusid, aga kas sa kuskil mitte öelnud seda ei ole, et kui JMK arvatavasti 2012. aastal, mis on juba möödas, oma tegevuse lõpetab, siis hakkad džässi tegema? Jah. Kusjuures mulle tuli see meelde, et 2012. aastal lubasin tegevuse lõpetada. Mis asi see oli? Mingis intervjuus oli. Ja siis me läksimegi laiali, detsembri lõpus läksime laiali. Ja siis jaanuarist tulime kokku tagasi. Sa ei ole muusikakoolis kuskil käinud, eks? Ei, muidugi ei ole, jah. Ma küll nooti põhimõtteliselt tunnen ja saan aru, aga muusikale mõtleme nii pagana piiratud, et no lihtsalt. Palju sa nüüd üldse muusikat kirjutad ja mis sind nagu ajendab või mis see impulss on? Et kunagi, eks ole, tuli see selle pealt, mis toimus ühiskonnas, et olite protest ja mäss ja kõik paljuski see. Ma ilmselt sain ennast tühjaks lauldud ja mul viimasel ajal ei ole nagu midagi erilist nagu öeldagi enam. Et ma üldse nagu mingist poliitikast ei taha midagi osa võtta. No ikka on mingid asjad häirivad ja midagi, aga siis, kas need... Ma ei suuda enam muide laule kirjutada, ma ei ole 5 aastat ühtki laule enam kirjutanud. Peale seda, kui otsin laua peal on see asi, see on JMK seni viimane album, mis ilmus ainult sellisel kujul, limiteeritud tiraažis. Miks sellisel kujul ma pean... Sellepärast, et ma ei tea, miks. Sellepärast, et mina nagu pidurdan ka asju. Aga selle me 2012. aasta alguses, eks 5 aastat tagasi salvestasime. Ja pärast seda ma ei ole ühtki uut lugu kirjutanud. Ma ei tea, ma olen kuidagi tühi, ei saa hakkama enam. Ei tule välja. Et mingid poolikud juppid on, aga ühtki valmis lugu ei ole. No mul on niisugune periood ja mingisugune ilge madal seis, et lihtsalt nagu ei saa midagi hakkama. Peas, et saan oma mingi tööga kuidagi ristsõnadega hakkama, siis need kontserdid vahepeal ja ega muud austada ei teegi. Kas ma võin sinu käest küsida ka seda, et mida see JMK lõppkokkuvõttes tähendab? Ma leidsin 5 erinevat varianti. Nojah, eks ta neid siis... Kas ma võin need ette lugeda, sa ütled, missugune variant neist õige on? No loe. Jeesus, Maria, karjatas Eit. Jah, no see oli algne nimi. Joodikud Moskva kohviku ees? Jah,
see oli ka üks varajane nimi. Jalaga munadesse kultuurielule? Jah. Jah, muidugi, kuid ei. See on hilisem, see on mu enda lemmik definitsioon. See on nagu kätkevendas sellist, ütleme ambivalentset või ütleme dualistlik või mingisugust maailmavaadet või sellist, et on nii ja on naa kõik, eks ole. Ma ise olen selle nimega kõige parem Raul. Laul on ka selle nimega olemas. Just. Jalgrattamatk Kirde-Eestisse. See tuli kunagi kogemata lihtsalt mingisugune kontsert, oli see mingi tarifitseer, ma ei mäleta. Siis küsiti, mis see tähendab, see nimi, ja see tuli nagu kogemata nagu niimoodi sekundiga pähe. Ja huvitav on see pärast seda, millal järgmine aasta siis toimuski. Sama nime. Jalgrattamatk Kirde-Eestisse. Oligi, jah. Siis, kui ma selle nime ütlesin, siis ei olnud neid Kirde-Eesti probleeme, siis ei olnud veel keegi teadnud midagi. Need tulid siis veidi hiljem. Missugune neist variant siis õige on? Need on kõik ikka siis käibel ja millest see tegelikult tuli siis see JMK? Kuidas see siis? See tuli sellest lugesin just seal, kui ma lugesin Šveiki raamatut, kui seda bändi nagu kokku pani või kui me seal olime üheks joominguteks üüritud majas Nõmmel, eks ole, seal me, see oli täitsa punker, see oli peaaegu nagu Scott, eks ole. See oli kogu aeg oli Kari tüüp oli kohal ja jõid seal õlut ja siis plännisime gitarre ja tegime lugusid ja siis ma samas lugesin seal puhkhetkedel Šveik ja seal oli mingisugune koht, kus mingi eit karjatas, eks oli Jeesus Maria. Ja siis paneks selle bändi nimeks, aga see on ikka suust nõme bändi nimi, kui aus oleks. Ja siis, aga siis sai see ära lühendatud ja täiesti normaalne nimi. Mingi tähtede joru on ju palju normaalsem nimi kui mingi sükene tootaks lause. Tahaksin veel ühe asja kohta küsida, mida ma olen lugenud meediast ja ma tahan, et sa selgitaksid seda. Kui alkohol verest kaob ka hääl. Üks... See on selle mu kurgu probleemiga seoses, jah, et millegi pärast nagu alkohol teeb kuidagi selle hääle lahti. Ja päriselt ongi nii? Ja, ongi nii. Et midagi ta ilmselt laiendab mingid õiged veresooni, ma tõesti ei tea. Mis tähendab, et ilma alkoholit sa tegelikult kontserti andma ei saa minna? Aga niikuinii ei läheks ju. Miks siis? Ma olen siiamaani ära harjunud niimoodi nagu rahva ees seismisega prožektorite valguses. Sa võtad nagu ebakindlust ja hirmust? Ja, julge minna lavale. See oleks kohutu. Ja tegelikult ma saan hakkama, eks ole, mul on sellised alkoholivaba perioodid ja siis ma olen esinenud laval küll, et algus on küll õud, aga see läheb loksub paika mingiks kolmandaks looks juba enam-vähem, et on üle elatu, aga tegelikult on ka hirmus. Bändiga laval pole nii hull. Kõige hirmsam on minna kuhugi rahva ette, rahvas on saalis sinna ette minna kõnelema. See on nagu... Missugune see villus ende kihtide all on, kui me sinu habeme ja sinu punased juuksed ära võtame, mis sealt alt välja tuleb? Oi, te ei taha seda näha. See on selline teise planeedi koll. Ja parem vaadaks seda, mis siin väljaspool on. Et see nagu väga minu sisse kuidagi ennast kaevata, siis võib ära ehmatada. Kas sa päriselt tead ka, mis värvi su juuksed on? Kas nad on lokkis või nad on sirged või kuhu poole su seitele ja pöörised hoiavad? Ei, muidugi tean. Tean väga hästi, et nad ei ole lokkis. Ja tean, mis värvi on ka, nagu ikka sükene kartulikoor, või umbes nagu see piinsokk võib-olla või midagi sinna. Ma ikka millegi pärast, et ma ei saa sellest kombest lahti. Et nii kui juba liiga välja kasvab, siis vaatan, et kurat, see on nagu alla andmine. Samas on kuidagi kohata, et selline vana härra, tore vanem gentleman siin, kuidagi topib endal mingit värvi pähe, on ju imelik, eks ole. Aga samas kuidagi, ma ei saa, sulle tundub, et kui ma lõpetan selle kuradi juuste värvimise ära, siis ma olen täiega alla andnud, et siis enam ei saa must midagi, et on aeg minna, ma ei tea kuhu, eks ole. Tegelikult, mul praegu on selline oranž, eks ole, et see on mul tegelikult uus värv. Ma olen muidu kasutanud ühte värvi, siukest, eks ole, kogu aeg, mis mõnikord oleneb kulunemisastmest, mõnikord ta paistab siuke punase, mõnikord siuke roosa või Aga siin on sul ikka habe ka disainitud ja sul on ikka habemes patsid. Nüüd ma vaatan, et sul on habe ikka selline vaba. Võib-olla sa peaks ka kuidagi... Ei pea. Mul on nüüd siuke imagon, nüüd on nüüd siuke jääb.
nii kaua kui üle viskab, siis üks päev tulema Abemal on ära jäänud, siis ei tunne keegi mind ära. Mis edasi? Elutööpreemia on käes. Mis vihjena sa seda võtad? No see ongi nagu selline vihje nüüd, et tee ometi midagi, et protesti mõttes ära jää nüüd loolpiritele puhkama, vaid hakka nüüd tegema midagi. Et ometigi, et saaks mingisugust, teeks uusi lugusid jälle. Et nagu muidu on niimoodi, et keegi nagu käsib. Ma olen siuke põikpäine poisike, nagu, et ma ei tea, keegi mul käsib midagi teha või keerab, siis ma nimme just, eks ole, ei tee seda või siis tee midagi muud. Ja nüüd kui antakse mulle preemia, et su elutöö on nüüd tehtud, palun võtta see, siis ma just kiusta nagu tahaksin ilmselt jätkata oma elutööd. Kahjuks ma ei tea, ma olen nagu sellises seisus, et ei kipu hästi välja tulema, aga äkki tuleb. Mis sinu jaoks Villu elus kõige tähtsamad asjad on? Ma arvan, ikka vabadus number 1. Ja siis need kõik need teised asjad. Kas sa midagi kahetsed? Kas sul on midagi sellist jäänud tegemata, mida sa praegu mõtled, et... Oi, no jube palju need tegemata, aga see on jälle see asi, et kas kahetseda või mitte kahetseda. Ma natuke kahetsen küll, et ma olen kõik asju kogu aeg edasi lükkanud ja nüüd, kui ma olen juba sellises seisus, et nagu jaksa enam midagi teha, et nüüd ma alles siis mõtlen, et miks kuradi pärast ma ei teinud õigel ajal ära neid asju, aga... Kas sa räägid loomingulisest plaanist või räägid sa sellest, et sul tõesti oleks võinud olla lapsed? Ja nüüd ju võivad olla veel juba. See on teine teema, eks ole. Seda ma ei oska kahetseda. Siis tegelikult midagi võib-olla, ma arvan, et võib-olla ongi niimoodi õigem, nagu ta on, eks ole. Aga sa oled loobunud selles osas või kas... Ei, ma ütleks, et ma loobund olen, aga ma lihtsalt ei ole ka mingit selle sisulist eesmärki ega midagi. Rohkem võib-olla just sellises loomingulises plaanis on need kahetsemised ja mingid võib-olla veel mingid nagu tunded, et midagi peaks tegema. No kahetse mingid sellised tovedad asju, näiteks, et ma ei õppinud klaverit mängima midagi. Nüüd on juba hilja, eks ole. Ma tahaksin tõesti džässi kirjutada, eks ole, aga ma lihtsalt ei saa sellega hakkama, sellepärast, et aga ma hakkan mingi punkt džässi tegema, et ma punkt džässi nimel võid teha ükstapuha mida. Aitäh, Villu! Aitäh, Villu, et sa täna hommikul tulid ja palju õnne selle preemia eest veel. Aitäh! Ja et tuleks veel neid uusi laule ikka ka. Ja. Et süda oleks rõõmus. Peab olema. Linnal hinganud iga inime, sirtava saarena kedagi ei löö. Tähendavad meile ünatab tööd. Veres troika, demokraatia, diktatori küüsis on pääsematus maa. Veres troika, tere õnnegi. Nii, poiss, nüüd aitab. Kaua sa mängid meie närvidel? Su ema on läinud muretsemisest kärna. Poeg näeb välja nagu mõni kaltsakas raisk. Võta see haaknõel ära kõrvast, pane parukas pähe ja tagi sinna, kus on nagi. Sellega lõpp nüüd. Pane veel punkti. Õige, pats. Paneme punki.